tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Veevala ja siit tuleb sinu sõnumid minu kaartidelt selleks tulihobuse aastaks. Vaatame, mida kaardid räägivad aastaks 2026. Ja võta seda kui meelelahutust, et see on selline kollektiivne lugemine ja kõik ei saa sinuga siin resoneeruda. Ja üldse oled sina iseenda elu looja, sina ise lood enda elu iga päev enda mõtete, enda tunnete, enda käitumistega ja enda valikutega. Aga ma usun, et kui sa oled sattunud seda kaardilugemist kuulama ja vaatama, siis järelikult on sul hetkel siit mingisugust sõnumit vaja kuulda. Ma usun, et kõik meie elus siin juhtub põhjusega. Ja ma häälestusin end ja segasin kaardid ja ladusin nad siia juba valmis ja video lõpus on ka mul selline üks teine meelelahutuslik mäng, et sa saad mõelda enda peas ühe küsimuse. Mul on siin ühed sellised toredad kaardid, millel on sellised nagu ajasõnumid peal, et sa saad küsida ühe küsimuse, mis on seotud nagu ajaga, et millal miski juhtub või mingi sündmus aset leiab sellel tulihobuse aastal siis. Aga hakkame siis vaatama otsast peale, et mida need kaardid räägivad. Ja huvitav on see, et esimeseks kaardiks tuli mõõkade kuus ja ma tegin ka ühe sellise lugemise, et mida toob nagu 2026 kollektiivselt ja seal tuli ka seesama kaart välja. Ja mul on tunne veevala ja et see aasta on selline nagu mingisuguse vana valu lõpetamise aasta. Et see aasta, ma ei taha nüüd öelda, et see ei ole nagu kerge aasta, aga see aasta on jah selline nagu vabastav ja puhastav aasta, et mingisuguse vana valu ja koorma nagu mahajätmine ja elus edasi liikumine toimub siin väga paljudel veevalajatel. Ja seal selles kollektiivses lugemises, selles videos ma rääkisin ka, et selle kaardiga, et toimub väga palju siit riigist lahkumist ja mul on tunne, et mul tuleb siit läbi ka sõnum, et veevalajad väga paljud võivad sellel tulihobuse aastal lahkuda siit sellest riigist, edasi liikuda. Ja siin kõrvale kohe tuli mõõkade 10, mis räägib jälle sellisest nagu raskusest. Ja see ongi nagu mingisuguse sellise vana raske eluetapi mahajätmine, et mul on tunne siin veevalajal on olnud midagi väga rasket ja valusat ja sellel aastal toimub nagu selle vana raskuse nagu mahajätmine, toimub nagu edasiliikumine. Et need kaks kaarti koos siin kõrvuti räägivad sellist tervenemisest ja edasiliikumisest, teadlikust edasiliikumisest elus sellise rahulikuma suuna poole. Veevalaja nagu väga tahab sellist tervenemist ja rahu enda ellu. Ja seetõttu ongi see, et väga paljud võivad lahkuda siit riigist, et alustada nagu otsast peale enda elu. Väga paljudel on see soov. Ja müntide 3 on siin edasi. Müntide 3 on selline koostöökaart, et veevalaja võib leida enda kõrvale inimesi sellel aastal ja ka kogukondi, kes teda toetavad, kes teda nagu väärtustavad. Mingisugune tugi ja koostöö on nagu selle aasta märksõnad, nagu ühinemine kellegagi. Ja siis on siin õigluse kaart. See on selline karma kaart, et
sellel aastal nagu tulevad esile veevalaja elus selline tõde ja õiglus ja mul on tunne, et veevalaja saab tagasi selle, mida ta on nagu väärinud. See võib olla nagu mingi vabastus või nagu ma ütlesin, mingi vana koorma maha jätmine ja seeläbi tulebki nagu selline vabanemine, vabastus, selgus, mingi õiglus nagu tuleb esile siin. Ja osadel veevalajatel võib olla ka siin kohtuga mingisuguseid seoseid või asju, mingisugused kohtu nagu teemad. Aga mul on tunne, et veevalaja nagu jääb võitjaks nende teemadega. Et selline õiglus tuleb nagu esile elus. Ja siis selle rea siin lõpetab müntide 5. See on selline ebakindluse ja puudusteadvuse kaart. See nagu räägib sellest, et selle aasta jooksul võib tekkida veevalajal selline nagu üksinduse tunne või nagu puuduse tunne, et nagu midagi on justkui puudu, et nagu selline tunne, et väljapääsu ei ole. Aga tegelikult on, siin kaardil on ka näha, et see naine istub siin nukralt ja ta ei näe nagu väljapääsu, ta ei näe seda võtit, mis selle ukse avab, et tegelikult on olemas nagu väljapääs ja lahendus. Et see annabki nagu siin sellise sõnumi, et veevalajale, et ära lasku sellesse nagu ohvri rolli sellel aastal. Et on oht nagu sattuda ohvri rolli. Et see kaart nagu hoiatab selle eest. Ja seoses selle nagu äraminekuga võib ka tekkida selline üksindustunne. Et see on ju loomulik ka, et kui sa lähed kuskile võõrasse riiki, alustad oma eluga nii-öelda otsast peale, siis võib olla alguses väga keeruline ja üksildane tunne. Aga vaatame edasi, mida see teine rida meile räägib. Mõõkade äss, see on selline selgus ja tõde. Võib siin veevalajal sellel tuliubuse aastal tulla selline nagu vaimne taipamine või selginemine nagu peas. Tekib nagu mingi selline uus arusaamine mingi asja osas ja mingid otsused nagu võetakse vastu. Ja see on ka lepingute kaart, et osadel veevalajatel võib tulla siin mingisugused uued lepingud, kas tööalaselt või ka mingil muul alal või teemal. Mingid uued lepingud võivad tulla. Ja siis on siin müntide 2. See on selline tasakaalukaart, et selle aasta jooksul ongi vaja veevalajal leida selline tasakaal. Et veevalaja peab õppima hoidma nagu tasakaalu ja nagu tegelema mitme asjaga siis korraga elus. Mitte kaotama sellist sisemist rahu. Sisemine rahu on väga oluline sellel aastal. Peab hoidma enda tasakaalu ja rahu ja sellist nagu paindlikkust. Mul on tunne, et veevalajal on siin väga palju asju, millega ta siin selle aasta jooksul peab tegelema. Kohustusi ja tegemisi on nagu väga palju. Ja karikate 8, see räägib ka sellisest eemaldumisest, teadlikust lahkumisest. Et midagi, mis enam ei teeni, mis ei toida enam hinge, midagi jäetakse maha. Ma ei tea, midagi siin kohe kindlasti on sellel 2026 aastal, midagi veevalaja jätab maha. See on selline nagu teadlik otsus, et aitab, ma enam ei suuda, ma enam ei taha, et ma enam ei jaksa. Nagu tuli selle mõõkade 10-ga, et see mõõkade 10 on nagu hästi valus ja raske, et veevalaja tahab nagu selle mineviku, selle taaga nagu maha jätta, tahab edasi liikuda elus.
ja siis siin edasi tuli mõõkade 7. See on selline aususe kaart, et veevalaja peab nagu vaatama ausalt iseendale otsa. Ja see räägib ka sellisest nagu natukene salakavalusest, et see natuke nagu hoiatav kaart ka, et veevalajale, et ole nagu ettevaatlik, kellele sa midagi jagad või räägid, et ära nagu jaga kõike välja, oma plaane ja tegemisi ja asju, mis sul nagu kavas on. Et selline nagu strateegiline ja kaval ja teadlik nagu planeerimine on oluline. Et hoia nagu mõningad asjad endale. Tuleb läbi siit selline sõnum. Ja siis viimane kaart siin tuli mõõdukus. Ja see on ka selline tasakaalukaart, et need 2 kaarti siin kõrvuti räägivad, et sellel aastal on nagu väga oluline leida see tasakaal ja selline sisemine rahu ja harmoonia veevalajal. Aga mul on tunne ka, et kuna tuli siia lõppu see mõõdukus, see on selline väga ilus kaart tegelikult, selline sisemine rahu ja harmoonia. Mul on tunne, et kui veevalaja suudab siin aasta jooksul jätta selle vana valu, selle vana taaga kõik nagu maha ja liikuda edasi oma eluga. Ja kui veevalaja ei satu sellesse ohvri rolli, siis siin aasta lõpuks võibki tulla selline sisemine harmoonia ja rahu ja terviklikkus, et sa nagu leiad lõpuks end sellest kohast, kus sa vaatad nagu tagasi ja mõtled, et issand, ma tegingi selle nagu ära, ja võidki endale nagu õla peale patsutada, et sa selle ära tegid. Et selline sõnum tuleb siin. Ja jah, see 2026 tuleb selline nagu puhastumise aasta ja ka tõe aasta ja selline karmaline aasta. Tõde tuleb nagu esile ja õiglus tõuseb nagu jalule. Ja vana valu tuleb lahti lasta. Ja siis tulebki selline sisemine tasakaal ja vaimne selgus. Et aasta lõpp tõotab tulla kergem ja selline rahu iseendaga. Mul ongi tunne, et veevalajal on nagu väga vaja seda sellist sisemist rahu. Et eemalduda kõigest sellest, mis on nagu siin seda valu tekitanud. Ja igaüks teab ise, mis see siis on ja tegelikult igaüks ise teab ka, kuidas edasi minna ja kuidas ennast tervendada. Aga mängime siis seda mängu, et mul on siin need kaardid ja mõtle ühele küsimusele, mis sa tahad siis küsida selle 2026 aasta kohta. Ja see peab olema siis selline ajaline, et näiteks millal miski asi aset leiab sellel uuel aastal või millal midagi juhtub, on ju. Mõtle ja mina segan neid kaarte ja vaatame, mis sõnumid siit välja siis tulevad. See on selline tore meelelahutuslik mäng, et ära võta seda tõsiselt. Aga nagu ma ütlesin, et kui sa oled sattunud seda kuulama, siis järelikult midagi sul on siin hetkel vaja kuulda. Nii, kas tuleb siit midagi välja või? Vahel on nii, et hüppab kohe kaart välja ja siis teinekord pead tükk aega segama enne, kui midagi tuleb. Veevalaja, nii, tuli üks kaart. Juulikuu
on oluline veevalajale sellel 2026 aastal. Ja kellegi jaoks võib olla see 21 ka oluline number sellel aastal. Et selline sõnum siis, et midagi suvel või mingi oluline sündmus võib aset leida. Või see küsimus, millele sa mõtlesid siis, et see on seotud juulikuuga. Vot nii, veevalaja. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on täiesti tasuta, see ei maksa sulle mitte midagi. See annab minule lihtsalt sellist indu ja jõudu, et selle kanaliga siin edasi tegutseda. Aga ma tänan sind ja soovin sulle imeilusat tulihobuse aastat.